Tervist! Tere tulemast vestlusõhtule Rahatargaks raamatukogus. Täna räägime krüptorahast nimega Bitcoin ja teistest investeerimisega seotud teemadest. Külas on meil krüptoklubi eestvedaja Roman German. Korra me oleme juba rääkinud krüptorahast laiemalt, aga täna räägime siis kitsamalt Bitcoinist ehk siis natuke spetsiifilisemalt. Väga vabandaga nende tehniliste viperuste pärast, mistõttu üritus natukene viibis, aga kinnitan, et ürituse salvestis läheb homme üles, et kõik saavad siis seda järgi vaadata siis vabalt valitud ajal. Ja ütle seda ka, et lugupeetud publik, kes on siin vaatamas, et teie saate ka ürituse teisest poolest siis küsida. Ja kui teil vahepeal tekib siis küsimusi Bitcoiniga seoses siis kirjutada. Aga kõigepealt me saame natukene tuttavaks tänase tubli ja kannatliku külalisega. Roman, tere! Tere! Väga tore siin olla. Jah, et räägi kõigepealt natuke endast, et millega sa igapäevaselt tegeled? Ma töötan sellises firmas nimega YOLO Group, et me opereerime siis online kasiinot ja sportsbettingu saite. Me ehitasime maailmas esimesena litsenseeritud Bitcoinidega siis töötava kasiino 2014. aastal. Ja põhimõtteliselt igapäevases elus ma siis töötan seal firmas. Mu ametinimetus on CPO või Chief Product Officer. Ma töötan siis teiste tootejuhtidega, kes arendavad neid tooteid meil firmas. Et meil on kuskil 600 inimest ettevõttes, et meie peakontor on Tallinnas, Eestis ja kontorid on ka igal pool üle maailma ka. Ja, väga kena. Et sa siis, kui me sinuga varem rääkisime, siis sa ütlesid, et sa siis tegeledki Bitcoiniga, sa teiste varaklassidega praktiliselt ei tegele. Räägi, et miks see nii on? Sa mõtled üldse kõikidest varaklassidest või sa räägid nüüd krüptorahast juba? Räägime siis üldse kõikidest varaklassidest, et lihtsalt, et publik sinuga natukene paremini tuttavaks saaks. No ma ütleksin, et 95% mu varadest on nagu Bitcoinis, natuke ka Ethereumis. Mul on ka 2 investeerimiskorterit, aga aktsiates näiteks mul ei ole üldse põhimõtteliselt raha. Ja miks see nii on? See on lihtsalt sellepärast, et investeerimises, kui alustad investeerimisega, ikka öeldakse, et ära pane kõike mune ühte korvi, hajuta, et siis sa vähendad nagu riski. Aga samas, kui sa vaatad selliseid tippinvestoreid maailma vaates, kes on miljardärid, siis et kuidas nemad on saanud hästi edukaks ja hästi rikkaks, siis tegelikult on just see, et on olnud midagi, millesse nad väga-väga usuvad ja siis nad on nagu täiega panustanud sellesse, mida nad väga usuvad. Ja minu puhul selle Bitcoiniga on samamoodi, et ma näen, et kuna ma usun sellesse nii tugevasti, siis ei ole mõtet, et kui mul on valida, alati kui mul on valida, kas ma investeerin mingi firma aktsiatesse või ma investeerin Bitcoini, siis ma mõtlen, okei, et ma ei tea, 5 või 10 aasta perspektiivis, mis ma näen, et kumb rohkem tõuseb, kumma hind ja alati see vastus on nagu peaaegu alati Bitcoin. See ongi nagu lihtne selgitus, miks ma seda teed olen läinud. Ühesõnaga see ikka tundub kõige mõistlikum ja teised ei ole lihtsalt nii kasumlikud. Jah, ma arvan täpselt, et teised ei ole nii kasumlikud. Võib-olla ei saa öelda, et see on kõige mõistlikum. Minu jaoks võib-olla on kõige mõistlikum, sest ma nagu arvan, et ma saan aru sellest hästi, aga teiste inimeste jaoks võivad teised asjad olla kõige mõistlikumad. Ja, väga kena. Aga räägi, et kuidas üldse jõudsid Bitcoini juurde? Et sa tegeled selle ka ju päris kaua aega. Praegu on see väga populaarne, aga see ei ole alati niimoodi olnud. Jah, et 2012 aastal jõudsin Bitcoini maailma, et ma töötasin siis, see oli veel selline firma nagu EMT, Eesti mobiiltelefon, nüüd see nimega siis Telia, ma töötasin seal ja siis oli üks töökaaslane, oli laua all kontoris oli selline arvuti, mis kogu aeg undas, et ta kaevandas siis Bitcoine endal töö juures. See oli esimest korda, kui ma sain teada, et mingi selline asi üldse on. Kuna ma olin niisugune nagu, kuidas see on, nohik natukene, et mind huvitavad igast tehnoloogia asjad, siis ma hakkasin uurima selle kohta
tundus huvitav asi, midagi konkreetselt sellega veel teha ei saanud, aga mis ma tegin, et ma hakkasin iga kuu, siis ma panin 25 eurot kõrvale ja ma hakkasin 2012. aastal iga kuu 25 euro eest Bitcoin ostma igast palgast siis natukene. Tol ajal üks Bitcoin oli umbes 7 või 8 eurot, et ma siis nagu paar Bitcoini iga kuu ostsin ja mul ei olnudki tegelikult mingit plaani, mis ma nendega teen, tegelikult tol ajal eriti ei saanudki midagi teha nendega, et midagi osta ei saanud nendega eriti ja lihtsalt ostsin. Aga siis ühel hetkel paar aastat hiljem, ma ei teadnud veel turvalisusest vist midagi, et kuidas Bitcoine ja krüptoraha turvaliselt hoida. Et me krüptoklubis kindlasti räägime sellest, aga põhimõtteliselt ma hoidsin oma Bitcoine ühes exchange'is või siis ütleme krüptoraha börsil ja selle nimi oli MTGOX, kes teab midagi krüptorahast, siis 2014 või 15 või midagi sellist sinna häkiti sisse ja sealt varastati üle 1 miljoni Bitcoini ära. Et minu Bitcoinid varastati ka ära, et mul jäi 27 Bitcoini sinna. Kas see kuidagi seda investeerimistuhinat ei nagu väiksemaks teinud, et kui sinu Bitcoinid reaalselt varastati? Ma tegelikult selleks ajaks, ma arvan, ma ei mõelnudki sellest veel kui investeerimisest, see tundus lihtsalt niisugune lahe asi, et tegelikult ma tookord juba, ma vahepeal tegelikult müüsin küll neid Bitcoine ja ma teenisin nagu raha ka sellelt natuke, ma mäletan, et tõusid sealt 8 euro pealt mingi 300-ni või midagi, siis ma müüsin nagu palju maha, et teenisin paar tuhat eurot, olin väga õnnelik, aga jah, et ma ütleme, et ei võtnud otseselt see tuhinat alla, pigem see oli nagu selline hea õppetund, et mismoodi oma asjadega ringi käia. Ja sul on selline grupp ka, krüptoklubi, et räägi, et kuidas sa sellega algust tegid? Ja, et kõik, kes on huvitatud krüptorahast täpsemalt ja tahaksid tasuta, kus me teeme krüptoraha igasuguseid koolitusi, et otsige Facebookis krüptoklubi ja liituge selle grupiga. Aga põhimõtteliselt ma tegin selle grupi oktoobrikuus, circa 1.5 tagasi ja oma praeguses töökohas siis, et ma nagu paar aastat olen juba koolitan meie nagu inimesi krüptoraha teemadel. Kõik uued töötajad, kes tulevad ja üldse nagu. Ja ma ka meie ettevõtte vahendusel siis meil on palju partnereid, meil on oma investeerimisfirma, et me oleme mingi 300-400 miljonit eurot investeerinud erinevatesse startupidesse. Ma käin neid ka nagu õpetamas krüpto vallas. Ja siis ma käisin ühel Bitcoini konverentsil, Bitcoin 2021 Miamis ja seal ma jõudsin nagu sellele järeldusele, et ma tahaks nagu Eestis ka midagi sellist teha, et edendada Eestis seda krüptoharidust, et paljud, see on niisugune valdkond praegu, mis on nagu natukene buumimas, paljud inimesed on sellest midagi kuulnud, vaatavad, et see on lihtne moodus, kuidas raha teenida või midagi, aga selle raames ma arvan, et võivad teha niisuguseid rumalaid otsuseid ja lihtne võib olla oma rahast nagu ilma jääda. Et siis ma mõtlesin, et teeks midagi veitsa laiemalt, et kõikidele, kes on huvitatud, et õpetajaks neid. Mis sa üldse arvad, et mis põhjusel see on, et Bitcoinist on saanud kõige populaarsem krüptoraha? Krüptorahasid on ju väga palju. No ma arvan, et seal on see inglise keeles on termin first mover advantage või siis esimese tulija edu, et nad olid esimene krüptoraha. See ongi see, et miks nad on kõige edukamad praegu. Et kui me vaatame seda, et kui palju neid erinevaid krüptorahasid on, et alati, kui ma teen koolitust, ma näitan seda ka, et kus seda vaadata saab. Mingi 2 nädalat tagasi, kui ma viimati sellest rääkisin, kellelegi oli mingi 14 000 erinevat krüptoraha, millega sai erinevatel siis krüptobörsidel kaubelda ja Bitcoin moodustab sellest mingi 40% nagu kõikidest nendest sellest kauplemiskäibest. Et ma arvan, et ta on kuna ta on esimene tulija, siis ta on nagu kindlustanud oma sellise koha, et ta kindlasti ei ole tehnoloogiliselt kõige parem, ta ei ole nagu ütleme, et kui kõik need 14 000 praegu nullist alustaksid samadel tingimustel, siis ma ei usu, et Bitcoin oleks see, kes haarab selle esikoha samamoodi nagu praegu. Et mida me näeme, mis juhtunud on, et
hästi lihtne on teha erinevaid krüptovaluutasid tehnilises mõttes, aga iga kord, kui uus valuuta nagu tehakse, siis ütleme, sina oled selle uue krüptovaluuta omanik, sa tahad, et kusagil keegi saaks osta seda, siis su loogiline valik on, et kuna Bitcoin on kõige levinum, siis sa tahad, et seda saaks osta ja müüa Bitcoinide eest. Nii et põhimõtteliselt võib isegi öelda, et iga uus krüptoraha, mis maailma luuakse, ta nagu natukene tsementeerib seda Bitcoini tugevust. Jah, väga kena. Üks uudis oli eile Äripäevas, et Bitcoin langes 8,2%. Et oskad sa öelda, et millest see tuli? Ei oska ja mind üldse ei huvitas, aga et põhimõtteliselt siin peab aru saama, et tavaline investeerimine versus investeerimine krüptorahasse. Et kui tavalises maailmas, aktsiamaailmas, ma ei tea, mingi aktsia kukub siin Enefit Green või mis iganes meil siin Tallinna börsil on, et kukub 5%, siis on kohe uudistes ja nii edasi, et krüptorahas, kui mingi krüptoraha kukub 5%, me nimetame seda nagu tavaliseks teisipäevaks või kolmapäevaks või neljapäevaks, et see on pigem reegel, et Bitcoin jääbki kukkuma 8%, aga samas teisest küljest ta tõuseb ka 8% ja rohkemgi veel. Nii et enne kui ütleksin, et ma olen kindel, et sellest punktist, kus me praegu oleme, kindlasti ühel hetkel ta kukub 30%, aga see ei tähenda, et ma ei usuks pikaajaliselt, et üks Bitcoin võiks olla näiteks 1 000 000 eurot väärt. Nii et kuna mul on selline hästi pikaajaline vaade, siis mind absoluutselt ei huvita, et ta kukkus 5%. Et pigem see on nagu hea, et mul on alati natukene valus, et kui ma tahan omale Bitcoini juurde osta ja vaatan, et hind on vahepeal nii palju tõusnud, pigem ma olen nagu õnnelik, et kui ta kukub, sest ma tean, et siis ma saan seda rohkem ja odavamalt osta, et see on mulle hea, sest et pikas perspektiivis see hind läheb nii kõrgeks. Jah, üks meie tubli osaleja Kadri kommenteerib, et see hinnalangus oli siis sellest, et tuli USA-st, et Bideni uus seadus siis mõjutas krüptohindasid. Aga sellest me saame pärast rääkida. Et saad öelda, et kui klassikalises rahasüsteemis, fiat rahasüsteemis on tugev inflatsioon, siis Bitcoin toimib täpselt vastupidi. Sa näitasid mulle huvitavat pilti ka selle kohta, mis seda ilustas. Aga see inflatsioon siis tuleneb, et selline seaduspära on. Korda oma küsimust äkki korraks, siin keegi vahepeal midagi sahistas. Jah, et saad öelda, et kui klassikalises rahasüsteemis on väga tugev inflatsioon, et siis Bitcoin toimib vastupidiselt. Jah, et kui me võrdleme Bitcoini ja see nüüd, kui ma räägin konkreetselt Bitcoinist, et see ei kehti kõikide krüptorahade puhul, näiteks Ethereumi puhul see ei kehti ja paljude teiste puhul. Ja kui me võrdleme Bitcoini teiste eurodega või dollaritega või ütleme nagu fiat rahaga, siis erinevus on selles, et Bitcoinide puhul me täpselt teame, kui palju neid juurde trükitakse, ehk et kui palju kaevandatakse uusi Bitcoini. Me teame, et praegu see on iga 10 minuti jooksul on 6,25 Bitcoini ja me teame ka seda, et mis see tulevikus on, et kui me vaatame näiteks paar aastat tulevikku, siis me teame, et kuskil 3 aasta pärast see läheb nagu poole väiksemaks, et iga 10 minuti jooksul siis kaevandatakse 3, midagi Bitcoini. Et me teame seda nagu tulevikku ette, sest et see on matemaatilisse valemisse pandud. Ja me teame, et põhimõtteliselt me teame, et raha pakkumise hulk või raha trükkimise hulk väheneb Bitcoinide puhul. Aga tavalises rahamaailmas me seda ei tea, sest et seda ei saa kindlalt väita ühte ega teistpidi. Me näeme ajaloolistele kogemustele tuginedes, et pigem keskpangad trükivad raha juurde, et süstida majandusse, et aidata nagu majandust igast probleemidest välja, aga tänu sellele nad tekitavad väga suurt inflatsiooni, et ma kuskilt nägin mingit numbrit, et eelmine aasta, ühe aastaga siis 25% kõikidest USA dollaritest, mis eksisteerib, nagu trükiti juurde või lisati majandusse siis eelmise aasta jooksul, mis on nagu väga suur number. Ühest küljest ma saan aru, et keskpankadele see on nagu väga hea meetod, kuidas kontrollida seda majanduse käekaiku, aga et kui nad peaksid olema sellises kasutama Bitcoini, et kui me kasutaksime tavalise raha asemel ainult Bitcoine, siis selline kontrollimehhanism keskpankadel puuduks.
tõenäoliselt see läks väga halb on ju nende vaates ja majanduse vaates, aga samas me teame tänu sellele väga täpselt, et need Bitcoini puhul need raamid paigas, me teame väga täpselt, et näiteks 2032, 11 aasta pärast on 98% kõikidest Bitcoinidest, mis kunagi nagu saavad olema, et siis selleks ajaks on kõik nad olemas. See on kõik asjad on seal väga täpselt valemitega paika pandud. See tähendab, et on väga lihtne teha igasugused selliseid majandusteooriale lähtuvaid ennustusi, et mis juhtub tulevikus. Jah. Kriitikud on öelnud Bitcoini kohta, et see on selline asi, mis võib nagu igal hetkel langeda ja seda on siis väga raske nagu selgitada, kus see langeb. Aga sellest ma natuke rääkisin ka, sina ütlesid, et sina siis andsid mõista, et sa ei soovita siis spekuleerida Bitcoiniga või vähemalt niimoodi ma sain aru. Et räägi, et kas see, et paljud inimesed spekuleerivad Bitcoiniga, et kas see võib olla kuidagi nagu ohtlik? Ma ise tegelikult näen sellist asja juba, et inimesed enam isegi nii palju ei spekuleeri selle Bitcoiniga, vaid nad spekuleerivad teiste igasuguste krüptovaluutadega, mille see tõusmised ja langemised on palju suuremad ja järsemad. Et siin viimasel ajal, kes on võib-olla selle maailmaga natuke kursis, siin on kaks või ütleme 3 coin'i, üks on see Dogecoin või Dogecoin ja siis selle sellised alternatiivad olid Shiba Inu ja Flockycoin. Ma arvan, et nende hind on nagu tõusnud mitte 10 000, võib-olla isegi 100 000%. Tõenäoliselt see on ka langenud 10 või 100 000%, aga on nagu tunne, et inimesed justkui siis, et see on justkui niisugune väikene hasartmäng, et selle asemel, et ma ei tea, kuskile kasiinosse minna, et sa paned oma 100 eurot sinna mingisse tundmatusse krüptorahasse ja siis, kui sa selle kaotad, sul pole eriti nagu hullu, pole sellest 100 eurost kahju, aga kui õnneks läheb ja see tõuseb siin mingi 1000%, et siis on ju võid töölt ära minna või võid puhkusele minna. Et mul on tunne, et midagi sellist nagu toimub praegu maailmas. Ma ise seda ei tee. Ma tean, et hästi paljud inimesed Eestis teevad seda, et nad on minu poole nagu pöördunud sihukeste küsimustega, et kuule, et mis sa arvad, kui ma panen praegu sinna mingi 1000 eurot sinna Shiba Inu coin'i, et kas mul on siis nagu 6 aja pärast 100 000 või sihukesed küsimused. Neid eriti tõsiselt ei saa võtta minu arust, et see on puhas spekuleerimine. Kui ma räägin nüüd Bitcoini investeerimisest või sama raha Bitcoini sisse panemisest, siis see minu silmis nagu ei ole enam spekuleerimine. Kuigi jah, sihukesele tavalisele investorile see võib ka spekuleerimisena tunduda. Jah, nii et sina kindlasti ei pea seda selliseks asjast, millega saab kiirelt teenida. Sa räägid nüüd krüptorahast üldiselt või Bitcoinist? Jah, Bitcoinist. No, oleneb, mis on kiire, on ju siin maailmas on erinevad definitsioonid, et kui sa arvad, et kiire on paar aastat, siis kindlasti saab hästi sellega teenida. Kui sa arvad, et kiire on, et täna paned raha sisse ja homseks on palju rohkem raha, siis ma arvan, et Bitcoiniga ei saa kiiresti raha teenida. Jah. Nüüd siis läheme ürituse teise osa juurde, räägime natukene raamatutest, mis on siis Tallinna Keskraamatukogus, Pääsküla raamatukogus ja teistes haruraamatukogudes ka. Esimene on siis Robert Kiyosaki, tema on siis kirjutanud igasuguseid huvitavaid raamatuid ja siis ma näitan siin seda raamatut, see on Kes võttis minu raha. No, kes ei tea, kes see Robert Kiyosaki täpselt on, et siis tema on kirjutanud sellise raamatu nagu Rikas isa, vaene isa. Et see on küll selline asi, mida ma soovitan kõigil lugeda, isegi neil, kes igapäevast investeerimisega ei tegele, et seal rahasüsteemist nagu räägitakse väga ausalt. Nii, aga loen siis tsitaadi ja siis arutame natukene. Kes on tõelised insiderid? 2003. aastal kutsuti mind Arizonas Phoenix Country Clubis kuulama Artur Lewitit, SEC endist juhatuse esimeest. Kui ta rääkis, hakkas mulle köitma, et paljud insiderid, kes rikaste huvides hämarad tehingud teevad, ei ole filmi Wall Street peategelase taolised peenutsevad tegelased.
paljud insiderid on tundmatud inimesed, kes peavad ameteid, mida tavatseme usaldada, aga ei arva kunagi, et nad töötavad rikaste ja tugevat heaks nende soovide täitumise nimel. Siis repliigi korras ma ütlen, et see CEC on põhimõtteliselt USA variant finantsinspektsioonist, kes peaks siis, kelle roll on kaitse investorite huve. Et räägi, et kas üks Bitcoini selline edu nagu põhjus on see, on usaldamatus siis fiat rahasüsteemi vastu? Kindlasti see on üks suur põhjus või roll. Et esiteks tänu inflatsioonile me näeme, et kõik see raha, mis me hoiame oma taskutes, et iga aastaga see on järjest vähem väärt, isegi kui sa investeerid selle traditsionaalsetes meetoditega, et sa paned selle oma pangakontole kuskile. See protsent on nagu nii madal tänapäeval, et see on seal mingi vähem kui 1%. Et see ei muuda nagu kellegi elu, on ju. Ja siis inimesed on nõus pigem natukene rohkem riskima ja investeerima selle krüptorahasse lootsus, et tegelikult ka nad näevad mingit reaalset kasvu oma varal. Aga ma ise näen väga palju seda just oma töös ja ütleme niimoodi, et kõikides nendes IT-süsteemides, et hästi oluline on just see trustless network või siis võrk, kus sa ei pea kedagi usaldama, mis siis nagu Bitcoin on ja teised krüptorahad ka. Et tänapäeval on ju kõik, kes me siin oleme, enamus inimesi, ma arvan, käime kuskil tööl, saame palka, et me peame usaldama neid inimesi, et me peame usaldama, et tööandja maksis on ju meile palga välja ja siis peame usaldama oma panka, et ma login sisse kuskile LHV kontole või Swedbanki kontole, pean usaldama, et see raha on nagu seal ja see raha on seal, sest et riik garanteerib seda, aga mis juhtuks, kui LHV näiteks ütleks, et sa arvasid, et sul on 10 000 eurot kontol, aga näiteks ei ole sellist asja siin kontol ja vaata, sa võid siit panga väljavõttest vaadata, et kunagi ei ole olnud ka. Et kuna LHV pank on oma sellise panga nende transaktsioonide andmebaasi omanik, et kui nad oleksid pahatahtlik, kui nad seda tahaksid, nad võiksid neid andmeid niimoodi võltsida. Jah, ma usun ka, et nad ei tee seda kunagi, nendel puudub igasugune motivatsioon seda teha, aga nendel on nagu teoreetiline võimalus seda teha on olemas. Nüüd krüptoraha puhul see asi on täiesti võimatu, et sihukest asja ei saa olla, et tehti mingi transaktsioon, et sulle sinu krüptorahakotti saadeti raha ja et ühtegi jälge sellest maha ei jää või et keegi nagu valetab või peidab ära selle tehingu, kuna kõik need tehingud on 100% läbipaistvad, kõik on näha, et kõik tehingud, mis tehakse, kõik nad on avalikud. Ometi nüüd nagu jah, et need inimesed, kes ei ole selle teemaga nagu tegelenud, et see on üks selline võib-olla argument, et miks nagu mitte nagu Bitcoini investeerida, on see, et kus ma tean, et seal nagu midagi, keegi nagu ei susi. Et selles suhtes, aga mis sa arvad, kus see müüt nagu tuleb? Et tegelikult ei ole ju niimoodi. Ja ma arvan, et esimene müüt on, et arvatakse, et Bitcoin on anonüümne. See on väga suur müüt, et Bitcoini, ma võin rääkida oma tööst natukene, et meie need tooted, mida me kasutame, kui inimesed teevad depositeid ehk siis eesti keeles sissemakseid sinna teenustele, siis me võtame vastu nii krüptoraha, kui me võtame vastu tavalist raha. Tavalise raha puhul meil on võimatu teada, näiteks keegi maksab krediitkaardiga millegi eest. Meil on võimatu teada, kus see raha tuli, nagu mis ta sealt krediitkaardi pealt tuli, et võib-olla ta oli terrorist kusagil ja teenis terrorismiga raha ja siis saadab seda raha meie teenusesse. Meil on seda võimatu teada, sest et sul on võimatu näha ajalugu, et kust see raha nagu tuleb. Aga krüptoraha puhul me näeme väga otseselt, et me näeme, kust see raha tuli, millisest rahakotist tuli, me näeme, millisest see rahakotti sealt rahakotist tuli, me saame nagu vaadata ajalugu, selle raha liikumise ajalugu kuni selle hetkeni, kui see raha üldse tekitati, ehk selle mainimiseni. Ja me kasutame ettevõtete teenuseid, kes pakuvad siis sellist rahade nagu trackimise tööriistu, kus näiteks kui mingi raha on seotud mingite negatiivsete asjadega, ma ei tea, terrorismi, rahapesuga, mis iganes mingite vargustega, siis need rahad nendes tuulides nagu flagitakse ära, et pannakse lipuke püsti, et see on halb raha,
palun mitte kunagi seda vastu võtta ja kui nüüd kuskil vahepeal see raha vahetab 100 korda omanikku, aga siis see saadetakse meile, siis me kohe saame aru, et okei, et see on väga kahtlane raha ja me ei võta seda nagu vastu. Seda me saame krüptorahaga teha ja tavalise rahaga me ei saa seda kunagi teha. Et selles mõttes see on, ma arvan, see on number 1 müüt, kus öeldakse, et Bitcoin on anonüümne ja et ma ei tea, narkoärimehed, mis iganes tahavad narkootikume müüa sellega. Et ma arvan, et see on super hea, kui riiklikele uurimisorganitele, kui mingid narkoärimehed tahaksid oma Bitcoinide eest neid narkootikume müüa, et siis kõik on nagu trackitav ja läbinähtav, et palju lihtsam on kohe nende uurimisorganite töö kui sularahas hangeldamine. Et raske on öelda, et kus see müüt on tulnud. Ma arvan, et see sai juba alguse, see on juba siin rohkem kui 10 aastat tagasi alguse saanud. Ma arvan, et on võib-olla alguse saanud sellest, et öeldakse, et Bitcoin on siis mitte anonüümne, vaid ta on pseudoanonüümne, ehk et tehingud on kõik avalikud, aga sa ei tea, kes selle tehingu taga on. Et ma saan vaadata näiteks, et keegi saatis kellelegi 1 miljard eurot Bitcoinides, aga ma ei tea, kes see oli, kes saatis seda raha ja kellele ta saatis, sest et ma saan seda alles siis teada, kui need osapooled ise ütlevad, et ja, et see tegelikult see oli minu rahakott, mina saatsin siit sellele inimesele, aga kui keegi ei ütle seda, siis on seda raske aru saada. Räägime siis teisest raamatust ka natukene, enne kui me läheme siis publiku küsimuste juurde. Finantsdoktor. Et nüüd räägime natukene lihtsalt suhetest rahaga, et mida sina arvad. Loen siis väikse lõigu. Meie suhted rahaga on õpitud käitumine, mida on raske muuta. Kummaline on, et kui asi puutub rahasse, kipuvad inimestes äärmusesse kalduma. Paljud veedavad oma tööaastad pensionijääks säästes, kuid pensioni jäädes ei hakka nad kogutud kulutama. Teised kulutavad ohjeldamatult ja neil on pidevalt näpud põhjas. Te räägi, et kas sinu meelest on selline asi olemas nagu ütleme, et rahaliselt eduka inimese mõtteviis? Minu arust on selgelt olemas, ma olen oma elus näinud inimesi, kes minu arust juba enne, kui nad said rahaliselt edukaks, et neil oli mingi kindel mõtteviis ja nüüd ma tagantjärgi näen, et nüüd nad ongi nagu rahaliselt edukad. Minu arust mis selle mõtteviisi alus on see minu arust, et ära kuluta ära kõike, mis sa teenid. Et kuidas öelda, et esiteks sul on vaja, kui sa tahad nagu rahaliselt edukaks saada, sul on vaja koguda seda algkapitali, mida sa saad siis investeerida vahetele, kas aktsiatesse, kinnisvarasse ja krüptorahasse. Ja number 1 moodus, kuidas seda teha, on siis see, et sa vaatad üle oma sissetulekud ja siis sa vaatad, et kui palju sa kulutad, võib-olla siis kulutad vähem. Et üks samm, mis ma ise kunagi hakkasin tegema ja ma olin sellest kogu aeg lugenud igast finantsraamatutest, mis tundus minu arust niisugune rumal asi, niisugune nii algeline, aga kui ma seda ise ühel hetkel hakkasin tegema mitu aastat hiljem, kui ma juba teatavaks sain sellest nipist, siis ma mõistsin, kui jõuline või powerful, mis eesti keeles on, kui oluline niisugune tulemuslik see oli ja see minu jaoks oli selline, et maksa ise endale esimesena. Ehk et kunagi ka käisin tööl, olin just tööturule sisenenud, ei saanud võib-olla väga palju palka ja enamus mu palk kulus ära igapäevasteks eluks. Mismoodi ma siis nii-öelda raha kõrvale panin, et ma elasin oma selle kuu ära ja siis vaatasin kuu lõpus, et see kuu jäi mul näiteks 100 eurot alles, nüüd 100 euro eest investeerin kuhugi. Aga see muudatus, mis ma tegin, siis öeldakse, et maksa endale esimesena, et ma hakkasin kuu alguses seda tegema, et kohe palgapäev oli ja siis ma olin ette ära otsustanud, et ma investeerin iga kuu näiteks 300 eurot, siis olid veel kroonid ja ma võtan suvaliselt need näiteid. Aga siis sa kannad selle raha kuskile mujale ära ja sa teed juba need investeeringud ära, mis sa tahad ja huvitaval kombel lõppkokkuvõttes sa ikkagi saad nagu hakkama, ehk et hästi lihtne oli suurendada seda raha, mis ma nagu investeerisin kuskile. Et see on üks suur õppetund või asi, millest mina olen kasu saanud. Ja ma näen, et teised inimesed ka nagu, ma arvan, et põhimõtteliselt kahte inimgruppi olen ma näinud. Üks inimgrupp on, kes ütleb, et vähenda oma kulutusi, maksa kõigepealt ise endale. Teine grupp ütleb, et suurenda oma sissetulekuid. Ja ilmselgelt on nagu mõlemad on võimalikud, et
mõlemad peaks tegema, ma arvan, et kulutusi alla tõmmata, seda on võimalik ainult teatud piirini, aga kui sa hakkad neid kulutusi nagu nii-öelda süstemaatiliselt alla, kui sa alustad kulutuste alla viimisega, sa tegeled sellega süstemaatiliselt, siis ühel hetkel sa jõuad ise sinna maani, et sa hakkad mõtlema, okei, nüüd ma tahan nagu rohkem investeerida, kuidas ma saan rohkem investeerida, okei, palgast rohkem kõrvale ei saa panna, okei, mul on vaja siis nagu suurendada tulusid, et ma arvan, et see on nagu loogiline teekond ja ma näen, et hästi paljud inimesed, kes mu arust on rahaedukad, on selle teekonna samamoodi läbinud. Ja, ma olen sellega nõus, aga ometi on ka sellised inimesi, kelle näiteks suur sissetulek, aga kelle ei ole sellist mõtteviisi, nagu et rahaliselt nagu mõistlikult nagu käituda. Ja siis, ütleme, et mina nende puhul tähele pannud, et nende selline rahaline edukus on nagu lühiajaline. Et kui need sissetulekud ikkagi langevad, siis on mingid pisikulud ja need võivad nagu sattuda sellisesse laenulõksudesse. Hakata näiteks, ma ei tea, krediitkaarte kuritarvitama või niimoodi, sest krediitkaartid ei ole tegelikult, minu arust need ei ole mõeldud igapäevaseks kasutamiseks ikkagi. Et kas saad ka nagu tähele pannud sellist asja nagu see, millest ma rääkisin? Et on inimesi, kes fundamentaalselt ei oska rahaga ümber käia ja kui nad saavad ühel hetkel palju raha, siis kulutavad palju ära ja muidugi olen seda näinud. Ja ma arvan, et kui nad on õnnelikud niimoodi, las nad siis olla niimoodi, ei pea neid muutma. Aga kas sinu hinnaga see võib kuidagi nagu vanusest ka sõltuda, et kui inimene näiteks, kui ta näiteks on, ütleme, 40 pluss ja on investeerimisega saavutanud rikkuse, et siis... Et vanusest sõltuda, et kas ta kulutab kõik raha ära või ta investeerib? Jah. Minu arust küll seal ei ole vanusega mingit pistmist. Võib-olla on pigem inimese iseloomuga, kas ta on nõus lükkama tänast heaolu homseks, et ta on nõus natukene kannatama, et ma ei tea, selle asemel, et täna söön kooki, kannatan natuke ja söön järgmine aasta 2 kooki. Ja, ma olen tähele pannud, et jah, et ikkagi mingil määral jah, et inimesed vanusega võivad nagu hakata mõistlikumalt need asjasse suhtuma, aga üldiselt on nii, et edukatel investoritel on tegelikult suhteliselt noorest east juba selline mõistlik rahaline mõtteviis, isegi siis, kui neil ei ole palju raha või palju vahendeid, mida investeerida. Ja ma arvan ka nii. Nii, aga siis kuulame siis publiku küsimusi ka. Et eelistatud on siis see, et küsite läbi mikrofoni, lülitage selle korraks mikrofon sisse või siis küsite läbi chati, et mõlemad variandid on võimalikud. Nii, kui häälega küsimus ei ole, et siis võime siis küsida siis neid, mis on chati kirjutatud. Ma näen, et 2 küsimust ma võin juba vastata, et siin üks Toomas küsib, kas Cox annab raha tagasi, et ta mõtleb siis, kui ta aru ei saa, see MT Cox, see Bitcoini exchange, kus ma Bitcoinid olid, mis ära varastati, millest ma alguses rääkisin. Et jah, seal on käimas mingi niisugune raha tagasi andmise protsess, aga nad ei anna tagasi sinu varastatud Bitcoine, vaid nad annavad tagasi selle raha Jaapani jeenides, kuna see siis Jaapani firma, kui palju su Bitcoinid tol hetkel olid väärt. Nii et kui sul oli üks Bitcoin, mis oli väärt 300 eurot tol ajal, siis sa saad tagasi 300 eurot, mitte mingi 60 000 eurot, mis ta praegu väärt on. Nii, siis Tiit Plank küsib, mis keskkonnas sa täna Bitcoine hoiaksid? Et ma ei hoia, mul on täna Bitcoini ja ma ei hoia neid üheski keskkonnas, ma hoian neid hardware walletil, mis on siis riistvaraline Bitcoini wallet, et ma vaatan, kas mul on siin äkki kohe näiteks siukene julla. Ma hoian oma Bitcoine siuksel jullal ja see ei ole internetiga ühendatud, on ju. Bitcoinid tegelikult ise ei asu siin, Bitcoinid asuvad seal blockchainis, aga siin asuvad need võtmed, et sinu Bitcoinidele ligi saada. Et sama siin keegi kirjutas Nano Ledger, et see, mida ma näitasin, oligi Nano Ledger täpselt, mida ma kasutan.
et selle eelis on siis see, et need Bitcoinid on minu kontrolli all ja ma ei ole sõltuv sellest, kui keegi kuskile keskkonda sisse äkib ja midagi ära varastab, et seda nagu ei ole. Jah, et siin see on palju näiteks kommentaarides, keegi siin kommenteerib, et ei tasu kunagi siis investeerida seda raha, mis sul ei ole, et see kehtib Bitcoini kohta ka, et ma olen sellega nõus. Et seda raha sa ei ole valmis kaotama õigemini. Et kommentaar. Aga nagu iga investeeringuga, et kui ei ole valmis kaotama, siis ära tee seda investeeringu. Jah, aga meil tõusis üks käsi. Nii, palun, Taavi. Aitäh sisuka vestluse eest. Tahtsin küsida, et kui ennem oli juttu siin, et Bitcoin kukkus 8%, et seda nagu ei pane tähelegi, et ma olen nõus, et krüptomaailmas väikene liikumine ei avalda nii suurt mõju võib-olla inimeste tunnetele, kes investeerivad. Aga ma mõtlesin, et mis te arvate tulevikusuundadest, et kas niisugune suurem korrektsioon võib veel ees olla, et kus Bitcoini mitte ei lange ainult 8%, vaid ta langeb võib-olla 80%. Et mis te arvate, kus maal see turg on ja kas te usute, et tuleb uus krüptotalv ja kui see krüptotalv tuleb, kas ta on nii sügav, kui ta oli eelnevatel aastatel, siin 2017 peale seda? Hea küsimus, et ma selle lähiajal juhtuva või mitte juhtuva korrektsiooni suhtes mul pole mingit arvamust. Ma olen kindel jah, et neid korrektsioone, mis on suuremad kui 8% tuleb. Ma arvan, et -30% võib vabalt tulla. Ajalugu on näidanud, et neid siukseid tuleb paar korda aastas võib tulla. Aga sellest krüptotalvest rääkides, siis ausalt öeldes ma ei usu enam, et ajalugu kordub selles mõttes, nagu, mis me vanasti oleme näinud, et mitmeks aastaks hind nagu langeb ja siis ta jääb hästi madalale. Ma ei usu seda ja põhjus, miks ma ei usu seda on selles, et esiteks praegu uute nende Bitcoinide hulk, mis turule tulevad ehk mida kaevandatakse, on väiksem kui oli minevikus ja me teame nagu faktiliselt, et on hästi palju ettevõtteid ja fonde, kes ostavad igapäevaselt Bitcoine kokku ja nad ostavad iga päev rohkem, kui siis juurde turule tuleb. Ehk et näiteks on selline suur fond või kelle nimi on Grayscale. Nad ostavad iga päev rohkem Bitcoine, kui mainitakse. Ehk et põhimõtteliselt nad ostavad kogu aeg juurde. Ühel hetkel, kui nad jätkavad seda tegevust, siis lõppkokkuvõttes ei ole enam kellegilt neid osta, sest nad ostavad kõik ära. Samamoodi mitmed suured firmad, ma ei tea, Tesla omab Bitcoine, MicroStrategy, üks suur business intelligence ettevõte, et hästi palju firmasi on, kes ostavad neid ja fonde, et me näeme, et suured institutsionaalsed investorid nagu on praegu sisenemas sellele turule. Nii et kuna need Bitcoine kuskilt nagu juurde ei tekitata, siis ma näen, et see, kuidas nüüd on ju igasuguse asja hind sõltub, on ju pakkumine ühest küljest ja nõudlus. Nõudlus on järjest ajas suuremaks läinud ja tulevad nagu uued tegijad turule, kes ei taha osta nagu 0,1 Bitcoini, vaid kes tahavadki osta 10 või 100 või 1000 Bitcoini, et sellised on nagu järjest juurde tulemas. Ja teisest küljest me teame seda Bitcoini pakkumist, et see on nagu seal valemiga kirjas ja me näeme, et ajaliselt see pakkumine jääb järjest väiksemaks. Et nende kahe asja kokkuvõttes ma ütleks nagu makromajanduslikult see on nagu selline no-brainer, et on nagu pulliturg. Aitäh. Jah, et siin chatis on veel üks huvitav küsimus. Või Taavi, tahad veel midagi küsida? No otseselt küsida ei taha, aga võib-olla arutada, et siin mõned kuud tagasi ta ikkagi kukkus ju suhteliselt drastiliselt, et päris palju kukkus alla, et ma mõtlen, et sellest ei ole nüüd väga palju möödas, et kas see raha hulk, mis sisse voolab, et jah, sinna voolab palju raha sisse, aga kas niisuguse väikse aja vahepeale on nii märgiline, et see Bitcoin enam ei saa kukkuda nagu nii palju alla? Pigem on seal minu meelest see küsimus, et kas see turg on nii küps või kas see Bitcoin on nii küps? No, ma saan aru, et mingil perioodil ta kindlasti muutub stabiilsemaks, aga kas me oleme just praegu selles punktis? Ja minu arvamus, et me oleme nagu krüptomaailm on alles nagu oma täitsa alguses põhimõtteliselt, et kõik need, kes praegu selle teemaga tegelema hakkavad, et siis te liitute nagu algfaasis. Ja minu arust on näha seda ka, et järjest vähem võimu on igasugustel näiteks, et kui Elon Musk ütles aasta alguses, et Tesla hakkab Bitcoini vastu võtma, siis hind läks kohe üles, siis mingi kuu aega hiljem ütles, et enam Tesla ei võta Bitcoini vastu, sest et Bitcoinid on keskkonnale halvad, hind kukkus kohe alla, aga
nüüd peale seda ta on nagu ka igast asju ütelnud ja minu arust on näha, et tegelikult see krüptoturg või Bitcoini turg on selles mõttes küpsem küll, et ei ole enam nii lihtne seda manipuleerida, vähemalt Bitcoini, neid teisi coin'e on kõike väga lihtne manipuleerida, et kui ma võin näite tuua, et kui Elon Musk midagi ütleb, et siis keegi tõi näite, et Elon Musk mainis mingit koeratõugu ja siis Twitteris ja 14 minutit hiljem oli selle nimeline krüptoraha nagu olemas. Nii et põhimõtteliselt inimesed lihtsalt nagu jälgivad ja proovivad ära kasutada oma kasuks neid asju, mida mõned sellised suure mõjuvõimuga inimesed maailmas ütlevad. Ja siis üks huvitav küsimus. Siret küsib, et kas rahapesuga seostamine ei tule sellest, et krüptot ei saa külmutada? Võib-olla tuleb. Tegelikult, nagu ma ütlesin, et nendes tuulides saab ära märkida, et see raha on seotud mingite hämarate tehingutega ja siis kõik tõsiselt võetavad ettevõtted, kes kasutavad selliseid tuule, et siis nad nagu näevad, et seda raha ei tohiks vastu võtta. Aga mõnes mõttes jah, on õigus, et seda ei saa nagu külmutada, et kui su pangakontolt näiteks, ma ei tea, uurimisorganid või midagi saavad raha ära võtta teoreetiliselt, siis sinu Bitcoini nad ei saa ära võtta, aga selles mõttes jällegi saab külmutada, et kui kellelgi on access nendele Bitcoini võtmetele, siis kui ta need võtmed ära kustutab, siis ei saa kunagi enam keegi nendele Bitcoinidele ligi. Et tänapäeval on umbes 5 miljonit Bitcoini arvatakse, mis on nagu, et võtmed, et see ligipääs nendele 5 miljonile Bitcoinile, et see on nagu igavesti kadunud ja neid ei saa kunagi enam keegi kasutada. Ja et mul tekkis siin küsimus, et üks mu tuttav rääkis, et vaata paljud investeerivad ju ettevõtte kontodelt, et Bitcoin ära osta siis ettevõtte konto pealt. Et siis on oht, et see ettevõtte konto lihtsalt suletakse. Et sa oskad võib-olla täpsemalt sellest rääkida, et miks on selline oht, et ettevõtte konto suletakse? Ma võin rääkida oma kogemustest, ma täpselt ei tea, miks pangad mingit asju teevad või ei tee. Näiteks paar kuud tagasi ma tahtsin luua ettevõttele pangakontot ja LHV pangas ja siis mu käest LHV pank küsis, et mida sa siis soovid selle ettevõttega tegema hakata. Ja kui muidu nende kodulehel on vist selline garantii, et 2 päevaga nad loovad konto, siis ma ütlesin võib-olla rumalalt, olin nagu aus, ütlesin, et tahan hakata tegelema Bitcoinide mainimisega ja selle peale siis kokkuvõttes läks umbes 2 nädalat aega, enne kui nad avasid mulle konto. Lõppkokkuvõttes nad ikkagi avasid, selle väga tore oli. Nad ei küsinud nagu mu käest mingit täiendavaid küsimusi, ma ei tea, mis nad nagu tegid seal vahepeal iga paari päeva tagant ma küsisin nende käest, et kuidas siis on, kas juhtub midagi või juhtu, siis nad ütlesid alati, et tegeleme. Et ma täpselt ei tea, mis nad teevad, aga ma tean jah, et pangad võtavad hästi tõsiselt seda know your customer ehk tunne oma klienti, et nad peavad minimeerima neid riske, et kui keegi küsib nende käest, et see Roman, kellel on siin ettevõtte kontol raha, nad peavad aru saama, kust see raha tuli, mis ta selle rahaga teeb, et seal on hästi ranged nõudmised on. Jah, saan aru. Kas kellelgi on küsimusi veel, mida tahaksid häälega küsida? Tere, Roman. Sa vist mainisid alguses ka, et sa teed koolitusi selle krüptoklubi asjadega. Mind huvitaks, kus ma seda tarbida saaksin? Kas sa saad öelda? Sa saad, kui sul Facebooki konto on, mine Facebooki, kirjuta sinna krüptoklubi. Ma võin äkki siia kommentaari panna selle lingi ka. Ole hea viska, jah. Kõigil ei pruugi Facebooki olla ka, et kui on mingisugune alternatiivne koht, siis see oleks ka väga hea. Täpselt. Et praegu on see Facebooki grupp, tulevikus me võib-olla teeme ka kodulehekülje. Ma nüüd postitasin selle sinna. Põhimõtteliselt seal grupis me siis nagu hõikan välja, kui järgmine mingi koolitus on tulemas. Iga 2 nädala tagant teeme koolituse, et meil just oli, eelmine nädal oli raamatupidamisega seoses, et miks tasub krüptoinvesteeringuid teha ettevõtte vahendusel. Oli selline sessioon näiteks ja siis seal samast grupist sa saad vaadata lindistust ka, et eelmine kord oli siis esimest korda, kui me lindistasime üles ja tegime online ka. Ja nüüd näiteks järgmine nädal neljapäeval seal grupis veel üleval ei ole, aga ma tõenäoliselt homme panen üles, et plaaniks teha selline Bitcoin algajatele, et kus räägiks nagu täitsa, ma ei tea, inimestele, kes mitte midagi ei tea veel Bitcoinist, et nad saaksid tulla ja kuulata, et teeksin seal näite, et vaata, et näevad, niimoodi tehakse Bitcoini ülekannet,
Bitcoini see süsteem koosneb niisugustest osadest, et siin on minerid, node'id, mis iganes asjad on ju. Sellist koolitust nüüd järgmine nädal tahaks teha. Et mu eesmärk selle krüptoklubiga on, et iga 2 nädala tagant tuleb mingi uus koolitus ja ma ei taha seda nagu olla ainuke inimene, kes neid koolitusi teeb, vaid ma üritan leida nagu asjatundjaid, kes siis mingis konkreetses valdkonnas krüptonduses teavad seda väga hästi, siis nad tuleksid, räägiksid oma kogemusest teistele ka. Näiteks eelmine nädal olime külas ühel raamatupidamisfirmal, kellel on hästi palju krüptokliente. Siis paari nädala pärast on plaanis kutsuda üks Eesti krüptokaevandamisega tegelev ettevõte, näiteks külla, kes räägiksid, kuidas nad seda teevad ja nii edasi. Nii et kindlasti soovitan sealt vaadata. Jah, seal Facebooki selles grupis on ka päris palju infot, et siis krüptoklubi, siis seal saab juurde lugeda ja vaadata, et seal on ka pilte ja igasugust lisainfot. Nii. Veel siis ootan huvitavaid küsimusi, et siin on päris palju kommentaare. Tahab keegi mikrofoni läbi näiteks küsida või midagi lisada, mingi repliigi näiteks. Et siis ei vastus. Ma võin siit võtta nii kaua, ma näen, et näiteks keegi on küsinud, TM on küsinud, et kui krüptoraha on walletis, kas siis see väärtust ei kogu? Ei, see ei ole niimoodi, et kui krüptoraha on walletis, ehk põhimõtteliselt on sinu rahakotis, sa oled selle omanik, siis väärtus ikkagi muutub kogu aeg. See on sama nagu, kui sa aktsiat omad, on ju, siis sa omad küll ühte aktsiat, aga see hind ühel päeval võib olla 10 eurot, teisel päeval võib olla 11 eurot, et see väärtus ta kogu aeg võib muutuda ajas. Nii et kui ta seal walletis on, sellest ei sõltu, kas ta väärtus suureneb või väärtus väheneb. Ja siis Toomas küsib vähe huvitava küsimuse, et mis võiks olla hind aastal 2030 siis Bitcoini puhul? See on väga huvitav, et esimene sessioon, mis me tegime krüptoklubis, et oktoobri alguses, oligi esitlus teemal, et mis võiks olla Bitcoini hind aastal 2030, sama küsimus oli. Ja ma võtsin siis erinevad mudelid, finantsmudelid, selle hinnamudelid, mis ei ole minu välja mõeldud, vaid mis on igast teiste tarkade inimeste ja teadlaste poolt välja mõeldud. Siis võtsin neid ennustusi ja näitasin, et mis see hind võiks seal olla. Ja siis erinevate nende ennustuste, ütleme see vahemik, kus erinevad need mudeleid ennustasid, olid seal kuskil 1–10 miljonit eurot, üks Bitcoin. Loomulikult võib olla tõsi, võib olla mitte tõsi, keegi ei tea, et paljud mudelid, mis seda Bitcoini hinda on ennustanud, on näiteks, ma ei tea, 3 aastat on täppi pannud, aga siis ühel aastal nad enam täppi ei pane, lõpevad ära. Et just praegu on üks kõige kuulsam mudel, mille põhjal Bitcoini hinda ennustatakse, stock to flow mudel, ja ta on siiamaani pannud hämmastavalt kaua pidanud paika. Oktoobri lõpuni põhimõtteliselt mitu aastat paika pidanud, kuni 3% vist see pani selle oktoobri lõpu hinna see mudel mööda. Ja selle sama stock to flow mudeli põhjal novembri lõpuks, kui ma õigesti mäletan, siis ta ennustas, et hind on $98,000. Praegu me oleme sealt päris kaugel, nii et praegu ongi inimesed arvavad, et okei, et võib-olla me oleme just selles hetkes, kus see mudel on mitu aastat paika pidanud, aga nüüd ta enam ei tööta ja ei aita ennustada tulevikku. Et mul oli siuke koolitus, kus ma erinevatel näidetel tõin seda, et mis võiks see hind tulevikus olla. Aga 1–10 miljonit oli see targemate inimeste konsensus. Võib olla loomulikult ka 0, et ma ei ütle, et see on mingi investeerimissoovitus. Ja. Kui palju sult üldse küsitakse sellised asja, mida võib nimetada, et küsitakse investeerimissoovitusega? Päris tihti küsitakse, et millist coin'i osta ja nii edasi. Viimasel ajal on igast huvitavaid asju, näiteks eelmine nädal oli üks eestlane, kes tal oli krüptoraha umbes €500,000 eest ja tal häkiti sisse sinna, ta hoidis oma krüptoraha ka ebaturvaliselt, mitte siis sellel
hardware wallet'il, vaid ta hoidis seda siis ka kuskil nii-öelda internetiteenuses ja peaaegu varastati tal see kõik ära. Mida ta tegi niisugust asja nimetatakse steikimiseks, kus sa saad oma raha panna ja siis ta põhimõtteliselt teenib intresse. Need intressid, mis ta oli teeninud, need varastati juba ära, aga õnneks ta sai nagu selle alusvara, mis ta oli kasutanud, et selle ta sai tagasi, aga hästi tihti jõuab selliseid case'e ka minuni, kus nagu, et kellelgi juhtub midagi, siis nad mingi sõbra kaudu kuskil võtavad ühendust minuga, et kuule, et kas on midagi võimalik teha või siis aeg-ajalt mingid startupi ideed ka jõuavad minuni. Ja hea meelega ma alati kõike siiamaani nagu tasuta aitan ja proovin nagu abistada. Kui paljud investorid on öelnud, et nad nagu ei annaks hea meelega investeerimisnõu, et nad võivad rääkida üldisest taustast. Et vaata, pärast on ju võimalus, et vaata, et keegi ütleb, et kuule, et sina mees ütlesid, et investeeri sinna ja vaata, mis juhtus on. Et kas on sellised kokkupuuted? Seda ma ei ole kellelegi soovitanud, et investeeri sinna ja ei ole ka negatiivset kokkupuudet olnud. Ja, ikka. Niimoodi. Ja siis siin on kommentaare, et näiteks üks kommentaar või noh, jah, siin tuli üks huvitav küsimus ka, et Kadri, et mis see raamatupidamisfirma krüptofirmadega tegeleb, oskad öelda? Ja ma sinna vastasin ka juba talle, aga see raamatupidamisfirma siis, kes meie krüptoklubi käis koolitamas, selle nimi oli Robi ja Bobi, et robibobi.ee, et võite vaadata, et kui te lähete sinna krüptoklubi lehele, peaksite üles leidma sealt selle koolituse ka, mis eelmine nädal toimus ja seal on ka see link nende kodukale. Et nendel oli paarkümmend krüptoraha klienti, nii et kindlasti nad olid väga targad ja teadlikud sellest. Nii, siin Toomas küsib, et mis sa arvad Flocki Inu reklaamist rammida peab? Ma arvan, et see on väga lahe. Et minu arust, ma võib-olla ajan sassi, et kas see oli Flocki Inu või siis see oli Shiba Inu. Et üks nendest on nagu ütelnud, et nende põhimõtteliselt $2 miljonit iga kuu panustavad siis reklaami või marketingi ja põhimõtteliselt igasuguse krüptoraha puhul ma arvan, et saab nagu kahte moodi läheneda, et tehniliselt selle tegemine on väga lihtne tänapäeval, aga oluline ma ütleksin on see, et raske osa on see, et kuidas just sinu krüptoraha nagu teiste hulgast välja paistab ja minu arust see Flocki coin ja kõik need sarnased, nad on seda osa nagu hästi teinud, et nad teevad nagu päris hästi marketingi, aga mida nad ei ole hästi teinud, on see tehnoloogiline osa, et nad ei paista millegi erilisega silma. Et mulle ise, kui ma peaksin nagu vaatama, et millist krüptorahasse investeerida, siis ma pigem valiksin midagi, nagu, mis teeb mõlemat, et ta on nagu tehnoloogiliselt millegi pärast eriline ja ta teeb ka seda marketingi osa hästi. Et see Shiba Inu ja Flocki Inu, need on lihtsalt sellised marketingi asjad ja ma ei kahtle, et sa saad nagu marketingiga selle hinna nagu üles viia, aga ma arvan, see ei ole jätkusuutlik, kui sul pole nagu inimesi, kes seda coin'i tahaksid millegi jaoks kasutada, et teil muud otstarvet ei ole. Ja siis Eneli küsib väga huvitav küsimuse, et mida arvad krüptoraha laenamisest, siis lending ja staking, stocking? Ma arvan, väga hästi arvan sellest, et ma ise olen natukene testinud seda ainult, aga ma nüüd mul on just alustan ühe projektiga, et ma teen seda nagu suuremas mahus, et siis ma saan seal krüptoklubis nagu oma nii-öelda päris elu näidete peal nagu teistele näidata nemad, et niimoodi see käis ja nii palju teenisin nende erinevate krüptorahadega ja nii edasi. Aga kindlasti ma näen sellel väga suurt tulevikku, ma arvan, et tavalised inimesed, kes muidu on oma raha kuskil pangahoiustel hoidnud, et intresside raha teenida, et tõenäoliselt kolivad järgmise mingi 5-10 aastaga kõik krüptomaailma üle, hakkavad selle stakinguga tegelema, et ma näen sellel suurt potentsiaali ja ma arvan, see on alles oma alguses nii-öelda. Ja ma tegelikult täpsustan nüüd teist asja ka, et siin on Eneli küsib ka välja selle krüptoraha laenamise kohta, et ma seda võiks ka nagu natukene eraldi välja tuua, et põhimõtteliselt
mis on nagu täitsa teine teema, mitte see staking, aga põhimõtteliselt tänapäeval on niisugune asi nagu DeFi, Decentralized Finance, kus sa saad siis teha mingeid tehinguid, nii-öelda laenata välja, laenata sisse krüptoraha, et see on ka kindlasti väga-väga perspektiivikas, et tänapäeval me saame juba teha asju, mis nagu lahendavad reaalmaailmas probleeme ära, mida vanasti ei saanud nagu teha. Ma võin ühe näite tuua, mis ma ise siis nagu tegin, et ma tahtsin osta krüptoraha neid kaevandajaid või minereid ja mul on ju bitcoine, mis ma saaksin teha, ma saaksin oma bitcoinid ära müüa eurodeks ja siis eurode eest osta neid minereid. Aga see on nagu väga-väga halb asi, mida teha, sellepärast, et kui ma mõtlen, et 2030 on üks bitcoin väärt 10 miljonit, siis tõenäoliselt 2030 aastal mul oleks nagu väga kahju, kui ma täna ühe bitcoini ära müün, sest et mul oleks et põhimõtteliselt ma andsin midagi ära, mis on tulevikus palju rohkem väärt. Aga nüüd, mida ma tegin, siis tegelikult ma alustasin bitcoinist, ma konverteerisin oma bitcoini Ethereumiks ja siis ma võtsin Ethereumi tagatisel laenu USDTs, mis on siis stable coin, kuidas ta eesti keeles võiks olla. Ta on siis selline krüptoraha, mille hind on alati $1, et ta ei ole mõjutatud nendest volatiilsusest üles alla. Ja põhimõtteliselt ma ostsin siis nende stable coinide eest ostsin neid krüptominereid. Ja mis selle tehingu tulemus on see, et ma tegelikult nagu oma krüptoraha panin laenu tagatiseks ja nüüd tegelikult see krüptoraha ise ta jääb mulle nagu alles, mul on võimalik seda laenu tagasi maksta ja siis ma saan oma bitcoinid või oma krüptoraha sealt tagasi. Ja isegi kui ma oma laenu tagasi maksta, siis kui ma eeldan, et näiteks praegu on üks Ethereum väärt 4000 eurot, aga aasta aja pärast on see väärt 8000 eurot, siis tegelikult kuna hind on alusvaral poole võrra tõusnud, siis ma saan poole võrra selle alusvarast sealt laenust tagasi välja võtta, ilma et ma üldse laenu oleks tagasi maksnud. Nii et see loob nagu sellised võimalused igast tehingute tegemiseks tulevikus, mida paar aastat tagasi ei olnud üldse võimalik teha. Et ma arvan, see on väga suur, väga võimas tööriist. Ja väga kena. On veel mingid küsimusi? Äkki tahab keegi küsida läbi mikrofoni? Ma vahepeal näen, et keegi küsis, et mis teha, kui see Julla ära kaob, mis siis saab. Ma vastan siin, et kui see Julla ära kaob, siis tegelikult midagi hullu pole. Et siin Jullal on mingi kood on ja kui keegi selle ära varastab, ta ei saa seda raha sult kätte ja põhimõtteliselt on võimalik taastada see Julla nii-öelda, ütleme, et kui ma selle praegu pooleks murran, siis ma saan osta samasuguse uue Julla ja siis mul on niisugused, kui ma selle Julla siis nii-öelda Ledger Nano installeerisin, ma sain 24 niisugust tagavarasõna, salasõna, mis ma kirjutasin üles kindlasse kohta, peitsin ära, siis ma saan nende sõnadega põhimõtteliselt taastada need võtmed, mis mu bitcoinidele ligipääsu tagavad. Ehk et selle Julla ärakaotamise pärast ma nii palju ei muretsegi, ma rohkem muretsen nende tagavarasõnade kaotamise pärast, kui selle Julla kaotamise pärast. Nii teoreetiliselt nagu see võimalus, et kõik see läheb kaduma, see on väga väike. Võimalus on olemas alati, aga kui sa õigesti teed, siis ta on väike. Jah, aga meil hakkab siis täna õhtu lõppema, et umbes tund aega meil oli siis ette nähtud, et võib-olla võtaks veel ühe viimase küsimuse. Võite kirjutada chatti või siis Roman, sul hakkab midagi silma, midagi, mida me ei ole puudutanud, siin on kommentaarid ja küsimused nagu segamini, mida me oleme puudutanud. Siin siis ise jälle, vabandust, vahele ei hakanud kätt tõstma. Et mida NFT-dest te arvate, et kas NFT-sid ka oma investeerimisportfellis kasutate või kuidas? Minul isiklikult ei ole ühtegi, et ma näen NFT-del väga suurt väärtust tuleviku mõttes ja et asjad, mida selle tehnoloogiaga saab teha, ma arvan see, mida praegu NFT-dega tehakse, et sa võtad mingi pildi ja siis müüd selle 100 miljoni eest maha, sellel ma mingit väärtust ei näe. Ma näen, et seal on ainult need ingliskeelne termin bragging rights või siis hooplemisõigused, et ma ei näe, et see loob mingit väärtust, et see on, ütleme, mul on pilt, ma ei tea, mingist
foto Mona Lisa maalist ja siis ma müün selle NFT-na maha hästi suure raha eest. No samas iga inimene saab seda samat fotot, mis on nagu täpselt identne bitti haaval, täpselt samat fotot saab nagu tasuta downloadida, tarbida, kuidas ta tahab. Seal ma ei näe mingit väärtust, aga mis väärtust ma näen, et NFT-de kasutamine näiteks erinevates näiteks mängudes et meil on arvutimängud ja hästi populaarne on näiteks, et noored inimesed mängivad mingit Counter-Strike'i ja siis sa saad osta, sul on mingi püss seal, sa saad osta erinevaid skinne sellele näiteks, et sinu püss on, ma ei tea, roosat värvi või punast värvi või mingite lahedate logodega. Kõike seda sa saaks näiteks NFT-de baasil teha, et sa müüd siukseid asju või et kui sa lähed ostad näiteks mingi kalli käekoti, ma ei tea, mingi Chanel'i käekoti või Louis Vuittoni käekoti, et kuidas sa tead, et see on nagu tõeline, näiteks sa reisid kuskile Taisse või mingisse kohta, sulle müüakse seal seda käekotti, tundub, et päris kallis, tundub nagu on originaal, aga tegelikult sa ei tea, võib-olla see oli nagu fake käekott ja tegelikult selle väärtus on ainult mingi 10 eurot, siis ma näen, et tulevikus saab teha seda, et kui sa midagi nagu füüsilist müüd inimestele, siis annad sellega kaasa selle NFT, mis tõestab selle õigupärasust ja kuna seda nagu võltsida ei saa, siis põhimõtteliselt kõik need, kes üritavad mingit füüsilist kraami võltsida, nad võivad füüsilisele asja teha nagu identselt, et põhimõtteliselt võimatu on aru saada, et see on nagu koopia, aga sina ostja, nagu sa tead, et sul ei tule seda autentsust tõendavat NFT-d kaasa, siis sa tead, et see on nagu fake, et seal ma näen suurt väärtust, ma näen minu enda industries nagu gambling industries, ma näen ka väga suurt väärtust, et näiteks just eile käisin ühte podcasti tegemas ja seal see inimene, kes mind kutsus, ta tutvustas mulle niisugust NFT-d nagu So Rare oli vist selle nimi, kus põhimõtteliselt sa saad osta erinevate jalgpalliklubide jalgpallureid, nagu ma aru saan, et sa ostad näiteks mingi Ronaldo jalgpallikaardi NFT-na ja siis pärast sa saad neid müüa ja vahetada virtuaalselt teiste inimeste vahel, kes sellest on huvitatud. Ja siis, mis veel lahedam, et sa saad nendest NFT-dest nii-öelda jalgpalluritest oma tiimi kokku panna ja siis nad saavad nagu mängida teiste tiimide vastu, et seal on hästi palju võimalusi, mida saaks teha, aga sellesse, mis nagu praegu toimub, kus see OpenSea, mis on see suurim platvorm, kus neid müüakse, sellesse ma nagu isiklikult ei usu. See muidugi ei tähenda, et see ei võiks väga edukas olla. Jah, siis hakkame siis lõpetama, aga need koolitused, mis sul toimuvad, see krüptoklubi, millest me ka varem rääkisime, seal jagasid lingi, et kas sinna võivad tulla ka need, kellel ei ole eelteadmisi või on see mõeldud selliste rohkem nagu spetsiifilisema teadmistega inimestele? Kindlasti kõik on oodatud, et ma arvan, et iga kord, kui me siis uue ürituse välja hõikame, siis ma kirjutan sinna juurde ka, et see on nüüd algajatele, see on edasi jõudnutele ja nii edasi. Ehk et praegu ma juba tean, et see järgmise nädala üritus, mis me teeme, ma tean, et ma tahangi seda teha väga-väga algajatele, et sobib ka tulla, kes ei ole kunagi nagu tal ei ole mingit kokkupuutet olnud, lihtsalt kuulnud, et siuke asi on nagu Bitcoin ja tahaks rohkem teada saada. Jah, väga kena. Aga siis, Roman, ma väga tänan sind ja ma tänan ka publikut ja ütlen, et ürituse salvestus läheb siis homme üles sinna lehele, et need, kes siis viivitsi tõttu ei saanud siis vaadata, et need saavad siis rahulikult selle omal sobival ajal järele vaadata, et video on täiesti siis olemas. Aga tänan veel kord ja loodan, et kõigil oli väga õpetlik ja positiivne õhtu. Aitäh sulle! Aitäh!